Sellel nädalal me teeme poodiumis pauk uut moodi, nimelt meil on plaanis erisaade. Ja selle erisaate peateemaks on loomulikult Hispaanias toimunud Grand Prix. Meile tuleb külla poodiumi rallisaadik Margus Kiiver, kellega võtame kokku Portugali ralli kuumemad sündmused. Soomes toimuvat jäähoki MM-i aitab meil kommenteerida hokitreener ja kommentaator Argo Kungla. Suuremad Euroopa jalgpalliliigad said nädalavahetusel otsa. Meie vaatame üle, kes võitsid, kes kaotasid. Ja loomulikult heidame pilgu selle nädala põnevamatele spordisündmustele ja koefitsientidele. Mis siis muud, kui vaata poodiumi. Alustame võidusõidu juttudega. Nimelt Barcelonas toimus F1 ja F2 GP. Meil oli seal natukene rõõmu ja kuhjaga kurbust. Rõõmu loomulikult valmistas ju see, et Jüri Vips sai esimest korda mekkida. Mis tunne on sõita selle aasta vormel 1 masinaga? F3 toimus ka, aga see meid ei huvitab. Jah, seal Eestis ei ole. Ei ole. Ma tahtsingi küsida, et mis see noorele sõitjale tähendab selline nagu suur asi tundus olevat. Jüri ise vähemalt ütles, et ta on üli õnnelik. See ongi väga suur asi. See on kindlasti annab enesekindlust noorele sõitjale ja tunnet, et temasse usutakse. Kuigi jah, F1 tiimid peavad andma see aasta või iga aasta oma noortele sõitjatele vabatreeningul võimaluse. Kuubitsa ka ju sõidab aeg-ajalt Alfa Romeoga vabatreeningutel. Eks ta annab siukse uhkema tunde ja teadmise, mis sind võib ees oodata, kui sa üks hetk pääsed nii kõrgesse mängu, nagu seda on F1. Vaatasin Perez seisis seal boksis väga mureliku näogu, vaatas Jüri ütles talle vist ilmselt, et ma sõidan rahulikult, et ära muretseb. Jüri küll siis oma vabatreeningul oli F1 autoga viimane, aga see ei ole ka oluline, sest et ega keegi oodanik, et hakkaks seal Max Verstappeniga võidu sõitma. Jah, sõitis Perezi jaoks auto soojaks lihtsalt. Jep. Ja siis edasi tuligi tal ju kohe istuda ümber F2 masinasse, nii-öelda Mersust istus Škodasse ja hakkas sõitma kvalifikatsiooni ja alguses tundus see kõik olevat väga õudne ja väga hirmus. Ei oska tagasi enam tulla autosse. Ei saa hakkama, oli täitsa viimane ja siis põhimõtteliselt ju viimasel sekundil, viimasel ringil sõitis ennast teiseks ja 2 tuhandikku, sajandikku. 23 tuhandikku. 23 tuhandikku jäi siis ainult Tuhaniga vahe ja teine koht ja tundus, et tuleb vägev nädalavahetus. Ja siis me jõudsime otsapidi jälle sinna apteeki tablette ostma. Ja põhimõtteliselt küll tuli sprindisõit. Jüri alustas siis seda 9. kohalt, hakkas sealt ilusti ette ronima, näitas juba ju täiesti, et on jällegi sõidumees, ta on kiire, osav ja suudab mööda sõita. Aga siis tuli ette talle 4. kurv ja ega seal 4. kurvis tal väga pikka juttu ei olnud. Tõmbas endal tagumise otsa ette ja lõpetas ilusti kruusavallis ja sellega oli see sõit lõppenud ja olgem ausad, ka minu jaoks oli sellega see sõit lõppenud, sest et mina vihastasin hingepõhjani ja lõin endal arvutil kaane kinni ja ütlesin, et mina seda jama rohkem vaadata ei taha. Aga pärast tagantjärgi ma vaatasin ära sõidu kokkuvõtte ja ütlen ausalt, oleks võinud sõidu ära vaadata, sest et Trugovitš tegi ikkagi vägeva sõidu ja oli põnev sõit, F2-l ikkagi kombeks on pakkuda alati põnevaid sõite, aga tõesti Jüril ikka ei jopanud ikka jälle üldse, et see oli juba 3. sõit järjest nulli peale jääda, et valus. Ja Vips seeastu ei suutnud üldse sõita, et käisime apteegis ära, ostsime rahustid, eks ole, ja pole hullu, on ju. See ei saa nii palju punkte nii selle sprindi eest, et tuleb ju põhisõit. Absoluutselt ja teisel kohal stardib ja jälle lootus üleval, et nüüd kukub panema, et teeb ikka seda, mis eelmast Aserbaidžaanis, et võidab etapi ja värgi ja siis esiteks kohutav start, ta välja suretanud autot, see oli ikka väga-väga kohutav start, kohe hakkas kukkuma. Siis ta otsustas, et ta tahab oma rehvidest lahti saada, läks boksi, siis vana hea high-techi boksi tiimi mehed suutsid taaskord mõnusalt ära käkerdada selle asja seal niimoodi, et ta kaotas seal ka 5 sekundit ja siis ei saanud seda masinat absoluutselt tööle ja põhimõtteliselt selge ees liikus kõigile vastu, et kui sa vaatasid kõrvalt ekraani vasakult äärest Vipsi aega siis, ja vahe teiste sõitjatega, ees oleva sõitjaga kogu aeg niimoodi sekund ringi peale või isegi kohati sektori peale kasvas juurde ja tagant lihtsalt kõik tulid järjest selga
ja lõpuks siis tubli töö eest tasuks 17. koht ja Hispaania GP-lt 0 punkti ja sellega kukkus ta loomulikult siis ka hooaja sõitjate edetabelis 10. kohale. Okei, vahed on väikesed, et sealt on võimalik veel nagu kõvasti tõusta, et tema nii-öelda nagu hingekella talle pole veel löödud ja looja laul pole lauldud, aga noh, no F2-s ei ole nii palju neid sõite muidugi kui F1-s, aga no midagi annab päästa ikka. Ei, absoluutselt, ja no ütleme, ta peaks olema kindlalt esikolmikus üldse nagu hooaja kokkuvõttes ja Red Bulli vendadest esimene, et üldse jõuda nagu sinna maani, et nagu Red Bulli ilmselt võtab järgmine aasta uue noore peale, see on nagu suhteliselt selge, et nad peavad tooma akadeemiast alt ühe juurde ja Vips on 1-3 valikust täna Lawsoni ja kas seal oli, kes see kolmas tüüp oli, ühesõnaga sõidab... Armstrong. Ei ole Armstrong, sõidab Premas. Premas, okei. Ühesõnaga, mul ei tule see nimi praegu meelde, ühesõnaga on olemas nagu 3 varianti ja Vips peab ennast ikka väga kõvasti tõestama, et ta suudaks F1 saada. Aga ja jällegi me peame tulema selle juurde, et tuleb mitte kusagilt Filipe Drugovitš sõidab pehmete rehvidega. 10. alustab, eks ole. Alustab 10. ja sõidab pehmete rehvidega 16 ringi, kui teised mehed sõitsid seal 3-5. Käristab vahe sisse, käib boksis ära, tuleb stiilselt välja, pühib tolmulgadelt ja... No esiteks mulle tundus, et ega see Jüri Haitek väga ei liikunud ka seal, et ta natukene nagu tuli 2 sekki iga ringiga selges vastu kõigile. Aga Armstrongi liikus jälle, nii et ei saa öelda ka seda, et Haitek ei oleks üldse töötanud. Ei, ma ei ütlegi, aga kas see võib olla see, et kuumus mängis nagu olulist rolli, et tol nädalavahetusel asfaldi temperatuur peaaegu 50 kraadi. No aga kas siis Armstrong sõitis jääkottidele? Ma ei tea, kui sa nägid seda, kui Jüri tuli boksi, siis esimene vasak, see oli nagu mingi Kopra perekond oleks seal kalal käinud, sellest ei olnud mitte midagi järgi praktiliselt. Kuidas see on? Kõikidel sõitjatel on, eks ole, mingi hulk rehve ja kuidas nad siis nagu selle võistluse rehvi nagu enda jaoks nagu välja selgitavad? No ega seal pole ju keeruline, pehme rehv on kõige kiirem, keskmine on keskmine ja kõva rehv on kõige aeglasem. Peavad kasutama 2 erisegu. Jah, ühe sõidu, kui boksipeatusega sõita on, siis pead kasutama 2 erisegu. No ise valida, loomulikult sa võtad ju pehme ja keskmise segu, aga sul on ka kvalifikatsioon, sul on ka vabatreeningud, kus sa pead ju testima masina seadeid, ehk siis neid rehve kulub päris palju ja tihtilugu juhtubki see, et mõned poisid tulevad starti juba räbalate pehmetega, et üldse mingit nagu stardikiirendust saada, aga see võibki siis olla, nagu miks Drogovitš nii hästi nagu toime tuli, et tal oligi lihtsalt vähem kulunud pehme. Jah, tuli tutika rehviga ja suutis seda isegi veel hoida ja nagu selle nagu balanksis hoida, ja rebiski sellega omale vahe sisse ja tegi nagu suurepärase sõidu. Et lasi selle kvallil minna, ütles, et ma panen sõidus ja tulen 10. ja võtan ära. Täpselt, ja nii ta tegigi. Ja ega siin pikka juttu selle F2-ga rohkem väga ei olegi. Sooviksin hoopis rääkida F1-s, sest et seal tegelikult toimusid palju põnevamad asjad. Ja F1 kvalifikatsioon tõotas tulla taaskord maru põnev, kuna Red Bullid ja Mercedesed ja Ferrarid olid tšüke 50-60, kes on kiirem, kes on aeglasem. Ja tegelikult oligi väga põnev kvalifikatsioon, pole mitte midagi öelda. Verstappenil viimane ring läks küll natukene untsu, aga sellest hoolimata tuli ta teiseks ja Leclerc, kes tegi oma eelviimasel kiirel katsel, tegi väikse spinni, suutis ennast kokku võtta ja näidata sükest maailmameistri tasemega kvalifikatsiooniringi ja võitis kvalifikatsiooni ja Sainz edasi Russell, Perez, Hamilton, et ütleme laias laastus jõujooned on samad, aga ma olen täiesti veendunud selles, et Ferrari ootaks ikkagi ka Sainzilt natuke kobedamaid tulemusi. Jaa, tõenäoliselt küll. Papa oli küll tribüünil ja vaatas, aga ei olnud sellest nagu väga palju kasu. Mind üllatasid, mis üllatasid, Russell enam ammu ei üllata, aga siiski on meeldiv tõdeda, et noor mees tuleb ja 7-korset maailmameistrit oma klubikaaslast kogu aeg võidab. Loputab paremale vasakule, aga võib-olla mis oli kõige suurem üllatus, nagu kõige suurem üllatus kvalifikatsioonis oli see, et Mick Schumacher 10. koht ja anti-üllatus oli võib-olla ütleme Fernando Alonso, kes 17. lõpetas kvalifikatsiooni ja sõitu tuli üldse nagu
viimaselt kohalt, kuna oli vaja natukene mootorit putitada. Hea mõistlik koht, oled niikuinii kvalis 17, midagi kaotada pole. Sul taga on ainult üks Aston Martin ja 2 Williamsit, nendest lähed niikuinii mööda nagu soojast õhust on ja. No tal on kogu aeg vaja mootorit putitada. Tal on kogu aeg vaja putitada ja. Et kvalifikatsioon oli põnev, haarav ja tempokas ja mulle väga-väga meeldis ja otsapidi jõuamegi ju põhisõiduni. Kõik algas ju Ferrari jaoks imeliselt, ütleme Leclerc'i tallis siis on ju. Esimeseks kohe stardis suutis ilusti Verstappeni rünnakuid tõrjuda ja libises eest ära ja seal veel jäi Russell jäi Verstappenile jalgu ja seal DRS veel ei tööta vihastas seal aga selle ma tooksin välja see, et kui tavaliselt Verstappen vihastab ja läheb närvi rooli taga, siis ta hakkab plähmerdama ja keerab mingid asjad untsu. Ta paar nagu sükest vibelust seal nagu raja peal tegi, aga ikkagi lõpuks ta suutis kuidagi nagu mehestuda seal rooli taga ja ennast nagu maha rahustada ja suutis nagu siis asja käima saada, aga naljaks eelmise hooaja lõpus samamoodi Red Bullil DRS eks tagatiib ei avanenud ja seekord sama lugu Perezil ideaalselt toimis, aga Verstappenil plärises ja ei läinud kinni ja ei läinud lahti. Ja... See oli huvitav, et ta aeg-ajalt avanes ja aeg-ajalt siis korraks nagu tegi lahti ja pani kohe kinni, et seal oli nagu siis ilmselt mingi transmissiooni viga, ei tea. Ja hüdraulika, mis iganes. No ja. Aga muidugi kõige suurem käpard oli Carlos Sainz naljatades omavahel sõidu ajal rääkisime, et Sainz tegi vipsi, ehk siis esiteks maru kehva start ja siis ka normaalne spin kruusaväljale, millest ta sai küll välja ja pärast hiljem pani sinna veel ka samasse 4. kurvis tegi väikse tšiki-prikiga Verstappen ära, et kui tavaliselt ütleme Hispaania GP on siuke igav, see, kes esimeselt kohalt alustab, lõpetab esimesena, möödasõite näed, väga väheseid, kõige parem möödasõit on see, kui aeglasem ringiga sisse saab, on ja, et siis seekord tegelikult hakkas kohe juhtuma ja juhtus nagu lõpuni välja, et seal oli Hamiltonil oli seal mingi kokkupõrkeid asju, on ja, Sainz käkerdas seal, on ja kogu aeg toimus ja kui meil tundus juba, et nüüd hakkab nagu asi maha rahunema ja et nüüd Leclerc võidab ja siis Verstappen on ilmselt teine ja kõik jutud, siis Ferrari otsustas, et tema lõpetab töö ja Leclerc pidi lihtsalt sõitma boksi ja katkestama, millest on nagu, mõnes mõttes on nagu kahju, aga samas on jube põnev, sest teeb huvitavamaks. See teeb nagu sõitjate arvestuse ikkagi nagu väga-väga põnevaks, et väga kihvt sõit ja nagu, mida peab jällegi nagu ütlema ja tooma nagu esile on Valtteri Bottas. Ja Valtteri Bottas oli ka minu jaoks ka väga meeldiv üllatus. Et kui sa võtad eelmine aasta sõitis Kimi on ja Kimi ei ole ka ju mingi papispoiss või mingisugune mahlamits on ja Kimi ja Giovinazzi ei saanud nagu kuhugi maale. Okei, nüüd on ka uus auto on ja, aga ikkagi nagu Bottas teeb ju väga head tööd selle autoga, et ta ikkagi nagu on Mercedesel kogu aeg kandadel. Kogu aeg astub Mercedesele kandadele. Et seda on nagu äge vaadata ja Russell poodiumil Ma räägin, Mercedes ronib tagasi. Russell on eriti sümpaatne. Aga tead, üks asi veel, mille peale jäin mõtlema, et vaata, kuidas Leclerc käitus. Ta läks boksi ja tuli autost välja, kallistas embas kõiki, lõi patsu seal. Kõigil olid muidugi nagu pead norus seal, eks ole, mehaanikutel, aga ikkagi tulid ja lohutasid ja tal tuli pea püsti nagu. Ei olnud nagu... Ma ei tea, Verstappen oleks läinud ilmselt peksnud kuradi sodiks terve selle boksi seal ja ma ei tea, löönud arvuti lakke ja nii edasi. Et selline nagu kuidagi väärikus on tema. Väärikas käitumine ja olgem ausad, eks ta teab ka oma nagu positsiooni hindaja kohta, et ta on ikkagi, ta on prodigy, siin ei ole küsimust, et ta on ikkagi võidusõidu prodigy ja väga nagu andekas sõitja ja see oli nagu tõesti nagu meeldiv ja äge ja kui me juba siin rääkisime kvalis Mick Schumacherist, siis Mikul oli ju tegelikult ütleme, taktikaga läks alt, aga tal oli võimalus teenida oma elu esimesed F1 punktid. Aga kui sul on sõita 66 ringi ja sa vahetad 26. ringil endal refid ära ja sul jääb veel üle 40 ringi sõita, siis kaunis keeruline on nende vanade sussidega seal poiste vastu saada, kes on teinud 3 boksipeatust, eks ole. Ja mis välja tuligi, oligi 3 boksipeatuse taktika oli selles sõidus õige taktika, tõi mõlemad Red Bullit tegid 3 peatust ja väga hästi särasid. Aga mis oli põnev veel Mercedesega, see, kes ülekannet vaatas, kust iganes mina vaatasin F1 TV-st, siis Toto Wolff ütles mõlemale Mercedes mehele, et nüüd sõidame rahulikult ja kui keegi tahab mööda minna, siis minge, sest muidu me peame katkestama. Kas sa tead, miks? Ei olnudki ülekuumenemine. Ei olnud. Ei.
probleem oli selles, et Mercedesed tulid rajale ülikergete autodega. Ehk siis kütust oli vähe sees. Ja kui nad oleks nüüd vajutanud lapatsi põhja igal sirgel ja nagu hakanud seal veel a la Hamilton Sainziga võitlema, siis ei oleks tal jäänud seda 1 liitrit paaki, mida on vaja pärast proovi võtmiseks ja nad oleks saanud üldse disklahvi. Nii et ja seal oligi, Hamilton ju tegi vahepeal ju kiirema ringi ja kõik jutud ja tundus, et jube vägev on, aga lõpuks ikkagi... Ma ütlen, see, kuidas Russell rada hoidis ja joont hoidis ja blokeeris Verstappenit, geniaalne, imeline. See oli juba Schumacheri klass, ma ütlen ausalt. Ikka nii keskele sinna rajale, et ei lähe paremalt ega vasakult mööda, et see oli nagu väga hea. Loomulikult muidugi ei olnud ka DRS-i on ju. No DRS jah ka ei toiminud, aga seal peaks mööda sama ka ilma DRS-i. Absoluutselt, aga ja samas ju F1 tahab ju liikuda sinna poole, et meil ei olegi DRS-i ja toimuvad nagu orgaanilised möödasõidud on ju. Et Russell kindlasti väga nagu sümpaatne ja hea töö, nii et mul ei ole nagu ühtegi halba sõna selle poisi kohta küll öelda ja preemiaks sellest on ta ka hetkel ju 4. kohal, ehk siis kõige parem mitte Red Bull või Ferrari. Ja siis, kes meil selle ülejäänud maailma sõitjatest ongi Bottas vist nagu praegu? Norris. Norris, Bottas ja Ocon tulevad üksteise järele. Ja Ocon ka tegi hea sõidu. Ocon on geenius, ta on hea sõitja, aga lihtsalt tal on nagu vaja nagu paremat masinat. Et tegelikult on ta ju Mercedes akadeemia õpilane, aga kas ta Mercedesesse kunagi saab, see on ometi küsimus. Ma arvan, et saab. Kui Hamilton minema läheb, siis võiks ju saada, on ju. Ja kaua see Hamilton istub seal? Ta juba praegu nagu mingi 4. ringil ütleb tiimile, et kulge, äkki hoiame mootorid, et pole mõtet siin rapsida. Ja siis lõpuks on ilusti istub punktidel. 5 ja nagu pole häda midagi. Aga võt, selline oli meie vormel 1 jutt täna ja järgmine etapp on juba üsna pea ootamas ja see tuleb ju klassikaline Monaco. Nii et vähe möödasõite ja palju seinasõite. Oleme jõudnud oma saatega jäähokini ja nagu eelmises saates lubatud, siis täna on meil stuudios ka ekspert, kes natukene rohkem teab jäähokist kui meie siin kahepeal kokku. Tema on siis Panterite klubi noortetreener ja ka kommentaator. Tere tulemast, Argo Kungla. Ütle mulle... Tere päevast. Tervist. Kõigepealt tegelikult lepime ühe asja kokku, et kes kelle poolt on? Nii, Lauri, alustame sinust. Hokis või? Ja. No ikka Soome. Soome. No see on liiga lihtne. No, kõik on Soome poolt. Ei, mina olen Rootsi või Kanada. No siis ma ütlen Sveits. Okei, võt see on juba poole ilusam. Okei, ma mõtlen... Midagi erilist. No ma igaks juhuks hoian muidugi Soomele Lätile pöialt. No siin tuleb vahelt teha, et Soome puhul me räägime ikkagi turniiri potentsiaalsest võitjast ja Läti puhul selline väga maksimumresultaat oleks juba veerandfinaalidesse pääsemine, on ju. Ja ma ütlen ausalt, minu jaoks lapsepõlvest saadik on alati olnud sümpaatne Tšehhi koondis. Nii et tšehhidele ma hoian ka pöialt. Neil ei ole küll liiga hästi veel läinud, aga pärast seda, kui nendega liitusid mõned NHL-i mehed ja Pasternak tuli, siis neil hakkas kuidagi nagu minema ja Pasternak isegi juba on seal resultatiivsustabelis ja nii edasi. Minu esimene suur hokimälestus on 98 Nagano olümpiamängud ja Dominik Hašek väravas. Ja tšehhid. Ja võitsid ja see hüpe, mis ta tegi selle varustusega, see on mul kuidagi mälupilti sööbinud. Aga et mitte kaotada saates tempot, ma kohe alustan küsimustega. Meil toimub jäähoki MM. See on suur sündmus ja samal ajal üle ookeani toimuvad NHL-i play-offid. Miks hokimaailm ennast niimoodi karistab, et ei panda välja nagu MM-ile kõige paremaid mängijaid? No kindlasti on kõige suurem põhjus on see, et NHL on ikkagi business, et seal raha otsustab kõik ja nad ongi eraldiseisev selline organisatsioon, kes teeb oma nii-öelda seda liigat ja kõik lepingud mängijatega, seal on nii kõvad need mängijate ametiühingud, kõik mängijad nagu koos otsustatakse, kuidas need asjad nagu jagatakse. MM on nende jaoks tegelikult teisejärguline, sest nende business on NHL ja sealt edasi, et mille pärast nagu osad mängijad sinna MM-il ei tule, siis seal on päris palju neid nii-öelda asju, kellel on vigastused seal play-offides, see on ikka kõva andmine seal NHL-is, kui te olete vaadanud, ma ei tea, kas see kevad olete vaadanud mõnda mängu, et seal on, no tempo on ikka kõvem kui MM-il, ütleme nii, ja ütleme see füüsiline pool, mida nagu selles mängus antakse nendes esimestes ringidest, just esimestes ringidest, siis on kõik mängijad veel terved ja kiirused on metsikud ja see tahe nagu sealt edasi jõuda, ennast nagu näidata, see on väga suur.
ja kui sa nagu kukud välja, siis tavaliselt peale esimest ringi osad mängijad tulevad MM-ile. Tegelikult lohutusauhinna järgi. Absoluutselt. Kõik tegelikult tahaksid tulla oma kodumaad esindama. Ma arvan, nende jaoks on auasi, aga seal on järgmine nii-öelda probleem on see, et kellel on mingid pisivigastused, siis vaadatakse üle, et need kindlustused, et alaliit suudab väikese maa, ma ei tea, võtame siin Austria või ükskõik need väiksemad maad, neil on keerulisemad Läti või saada mängijad sealt NHL-ist, need peavad olema täitsa terved, esiteks, siis peab olema see nii-öelda tahe veel ikkagi tulla mängima. Mõni on võib-olla ka pettunud, et on sealt NHL-ist esimest ringist välja kukkunud ja ei taha tulla, aga ma usun, et neid on suhteliselt vähe. Tegelikult Rootsi, Soome, Kanada mängijaid on ju nii palju, seal on juba küsimus, millist tüüpi mängijat konkreetselt koondis hetkel vajab nagu. Et siis neil on võimalus valida nende mängijate vahel, mitte ei ole see, et kutsume, meil on siin 3 mängijat on NHL-is, et tulge aidake Lätit või aidake, keda me võtame veel siin, Suurbritannia või neil vist ei olegi ühtegi NHL-ist, aga ütleme Läti ja siuksed väiksemad maad, siis suurematel riikidel on see, et neil on ju valik. Nad helistavad seal 10-20 venda läbi, see ei saa, ei taha tulla või tegelikult suurtes riikides Kanada, tegelikult nad tahavad kõik tulla sinna mängima, kui võimalust pakutakse. No neid kanadalasi jagub ka teistesse riikidesse, Hiina koondis näiteks, ütleme, et tegelikult oli juba 38. aastal, kui rahvusvaheline või teised riigid esitasid Suurbritanniale protesti, et neil mängib 2 Kanada NHL-i meest ja Suurbritannia võitis selle turniiri üldse. Aga vaatame korra, kuidas see turniir siiamaani kulgenud on. Me natukene sissejuhatuse eelmises saates juba tegime ära. Hetkel siis A-alagrupi seis, mida siis Helsingis mängitakse Šveits. Nagu ma ütlesin sulle, võib olla üks üllataja ja minu jaoks ongi natukene niisuguses peaaegu favoriidi seisuses tõusnud juba. Šveits mäletatavasti 2018 tuli hõbemedale Taanis, aga sealt peale ta nagu nii kõrgel tasemel või nii hästi neil ei ole läinud. Palju ei ole ka nagu olnud neid turniire, 2020 üldse vahele ja 2021 nad ei saanud edasi siis veerandfinaalist, aga Saksamaa, mida sulle ütleb selline tiim nagu Saksamaa? No ikka sama nagu Šveits, põhimõtteliselt ma nagu paneks nad samasse kasti, tõus hakkas, ütleme siuke järgmine level on saavutatud kuskil 5 aastat tagasi. Nad ju, mis aasta see oli, 2018 olümpial ju hõbe Saksamaa kaotas Vene Föderatsioonile. Aga olid võitmas tegelikult seda turniiri, ma mäletan hästi, mul oli võimalus seda kommenteerida, et seal viimasel minutil põhimõtteliselt Saksamaa juhtis ja Venemaa suutis vähemusest veel lüüa värava ja minna lisaajale ja see nagu lõplikult murdis ka Saksamaa. Nad ei osanud võita, ehk siis ei osanud seda viimast minutit lihtsalt ära mängida. Neil oli veel ülekaal, et neil oli vaja lihtsalt litrit hoida, et mitte lasta omale lüüa, aga läks vastupidi ja kahjuks nad seal jäid teiseks, aga ikkagi tulemus on ju super. Samamoodi Šveits on ju MM-il ka siin üllatanud 2 hulka ja viimased 5 aastat tegelikult nad on kogu aeg seal piiri peal olnud. Nad on nagu kogu aeg võivad ammustada neid suuri, ütleme niimoodi. Kanada, Venemaa eelnevatel aastatel, siis Soome, Rootsi, Tšehhi, Slovakkia oli ju täitsa ära vajunud. Siin viimased mingi 15 aastat, nad olid 2000 alguses olid tugevad ja olid nagu nüüd viimane OM tegid nagu uue tõusu ja see on ka siuke üllatusvõimeline meeskond. Ja see Saksamaa ja Šveits on just täpselt sellised võistkonnad, et kui juhtub olema, ütleme veerandfinaalis, alustame veerandfinaalist sealt edasi saada, siis nagu juhtub olema sellel favoriidil, kellega ta kokku läheb, juhtub olema halb päev ja neil kõik õnnestub, siis kõik on võimalik. Nad võivad edasi minna. Ja seda nad on tõestanud. Tänaseks juba kõik need suurriigid ka teavad, et nad ei saa tegelikult minna mütsiga lööma ei Šveitsi, Saksamaa vastu. Slovakkia on ennem nagu olnud nagu suur jaokiriik või ütleme siin aastaid 90-ndatel, 2000-ndate algus oli nagu pikalt nagu ka tipp nagu
kuue maa hulka kuulus, siis nüüd nagu vahepeal vajusid ära ja nüüd on jälle sihuke uus põlvkond peale tulemas. Neid väikseid riike on siukseid, Läti ei ole veel üllatanud, ta on stabiilselt kogu aeg olnud seal, aga ta ei ole jõudnud sinna, ütleme, veerandfinaalist edasi. Läti parim koht on 7. Et see ongi nagu see, neil midagi ja kogu aeg jääb puudu, kuigi nad mängisid seda KHL-i on ju, kogu peaaegu terve Riia Dünamo on siis, selle põhjal on loodud nii-öelda Läti koondis, et sellest moodustab Läti koondisest, ma arvan, 70% umbes Riia Dünamo mängijaid, pluss siis tulevad NHL-ist, mujalt Rootsi, Soome liigadest olevaid mängijaid, eks nad niimoodi vaatavad, aga enamus ikkagi on nagu selle põhjal üles ehitatud, see Läti edu saladus. Ehk siis kogu see hokimaailm on nagu tõmmunud kokku, et ei ole enam seda, et USA, Kanada, Venemaa, siis tulevad Skandinaavia riigid ja siis ütleme Lätil ja Kesk-Euroopal polegi nagu šanssi, et nüüd põhimõtteliselt on nagu võimalus nagu kõigil kõiki võita, et no, jaa, see on vaata, mina näen seda alati niimoodi, et kui on top 8, kui jõuad sinna veerandfinaali, siis on tegelikult on kõigil võimalus võita ka nendel nõrgematel riikidel. Just need, loevadki need, kui sul on nagu hea sats, oled jõudnud ju 8 hulka, ega sul kehva satsiga siin MM-il ei jõua nagu 8 hulka, siis sul on võimalus. Aga seda võimalust tuleb nagu kasutada, sul peab olema superväravaht, kes teeb nagu elumängu põhimõtteliselt, kui sa oled outsider, mängid Kanada, USA vastu, neil on ju valik on tegelikult nendel võrreldes väikeriikidega on ju 10 kordi suurem, et see ma olen alati nagu nende altpoolt tulevate poolt, ütleme sihukeste pisikeste riikide poolt, kui nad õnnestuvad nagu veerandfinaalides MM-idel ja jõuavad medalimängudele. Jalgpallis Island ju üllatas, jube kihvt oli ja terve maailm oli äkki Islandi poolt on ju. Aga praegu, kui ma vaatan siin B-grupi tabelit, siis Soome, Rootsi, Tšehhi on esimesed ja USA on alles 4. Et see on minu jaoks nagu üllatav, et kuidagi USA tundub ju selline hokititaan, kes peaks ju kõik buldooseriga eest ära lükkama, et mis neil siis nüüd häda on? Kas ma ei tea, USA nagu see probleem on juba aastaid, ma ei tea, viimased 20 aastat, nii palju kui ma olen võib-olla, ma olen isegi rohkem tegelikult jälginud seda MM-i, siis USA-l jääb puudu konkreetselt, jääb puudu nagu, ma ei tea, mulle isegi tundub, et neil jääb puudu nagu õnnest. Nagu nendes otsustavad. Aga õnns on tugevaid, me teame. Ja täpselt, et tegelikkuses on nad ju, neil on samamoodi Põhja-Ameerikast, nad on tulnud Kanadale päris lähedale nagu, see mänguliselt, nende mängusüsteem on ka suhteliselt sarnased, neil on suhteliselt sarnane mäng kõik, mida nad viljelevad, on ju, USA ja Kanada, aga Kanada võidab ja USA ei võida. No siin on sul mingit infot, ma ei tea, kas oled vaadanud, millal USA üldse viimati MM-i võitis? USA ei ole MM-i võitnud 80 aastat vähemalt. Selles mõttes tõsi, et sellist, nad on nagu igavene 3. Nad on hästi palju pronkse on neil kapis, aga finaaligi on nad üliharva pääsenud. Aga samas ma olen iga turniir algab, siis ma olen alati öelnud, USA on mustahune. Et USA võib võita ja ma ootan kogu aeg iga päev seda päeva, millal USA teeb selle tempo ära, aga ta teeb ühel päeval selle ära, sest seal on see materjal olemas, et võita reaalselt Soomet, Rootsit, Kanadat. Aga neid mehi saada NHL-is kätte ju? Ja, kõike ei saa, aga ükskord nad saavad selle, aga millal nad saavad, seda me ei tea. See kõlab natuke nagu siuke Inglise jalgpalli fänni jutt, et iga kord, kui on jalgpalli suur turniir, siis Inglismaa nüüd see kord. Jaa, põhimõtteliselt on ju niimoodi, on. Potentsiaal on olemas. Jaa, kõik on olemas. Vaadake, see tase ongi esiteks see, et USA-l on seda taset puhjaga, aga tase on nii võrdne, et mis meil siin eelmine aasta toimus. Läti võidab Kanadat, Kasahstan võidab Soomet, mingid nagu täitsa sellised jaburad asjad. Rootsi vist kaotaski üldse enamus mänge. Siin ma võin veel lisada selle, et MM-ide need alagrupi turniiridel on pahatihti on USA ja Kanada nagu see, ütleme niimoodi, et nemad panevad maksimumi siis, kui mängitakse võidust ehk siis veerandfinaalid. Nende jaoks on nagu see jalutuskäik, see alagrupi mängud. Olen kuulnud, et seal mehed tulevad, teevad ka vahest pulli ja sellest isegi ajakirjanduses kirjutatud, et käiakse nii-öelda seal alagrupi mängude vahepeal nagu väljas ja siis vaatad, imestad, et miks sellised tulemused on. Aga ja siis veerandfinaalis eelmine MM oli ju super näide. Kanada oli välja kukkumas, kõik ütlesid, et siit ei tule midagi.
ja veerandfinaal said oma mängu käima, klopsisid kõik kokku ja panid terve turniiri kotti. Et selles mõttes müstiline, seal on nii suur potentsiaal, et me lihtsalt ei jooma, kui suur on Kanadas jäähoki. Jäähoki on nagu, kõik inimesed, seal on nagu meil parematel päevadel murdmaasuusatamine oli või? No põhimõtteliselt nagu meil oli murdmaasuusatamine, jah, umbes samamoodi, kõik vaatasid, on. Seal on samamoodi, kui on nagu NHL-i nagu tiim, vaata play-offide ajal, inimesed on tänavatel, see hall on välja müüdud, välja on tehtud, ma ei tea, igas baaris, igal pool, kui sa ei tea skoori järgmine päev tööle minnes, siis sa ei ole Kanadal. Aga aitäh, Argo, et sa liitsid aega, tulid, rääkisid meiega natukene hokijuttu ja edenda Eesti hokisporti ka vast. Aitäh teile ka. Ja aitäh. Kõik head. Vaatame liigasid ja alustame siis, ütleme niimoodi, et lähme kasvatame põnevust ja alustame kõigepealt Prantsuse liigast, kellest me oleme vähe rääkinud ja vabandame nende suurte Prantsuse kõrgliiga fännide ees, aga see lihtsalt ei mahu saatesse ja sel hooajal võib-olla ta ei ole ka nii põnev olnud kui teised liigad, aga vaatame, mis tegelikult põnev on nagu PSG oma rahakoti ja kõikide superstaridega ta peab võitma, siin ei ole nagu kahtlust on ja hooaja peale 4 kaotust ainult said, aga põnev tegelikult oli Marseille ja Monaco vahel ja see põnevus lõppeski viimase vooruga, selgitati välja, kes on teine, kes on kolmas, kuna Monaco otsustas kaotada ja Marseille võita, siis Marseille tuli teiseks ja Monaco jäi kolmandaks ja Rennes olid ka veel need 2 satsi, kes läksid Euroopasse. Rennes tõmbas ka siit pikema kõrre, aga seal ei ole vahet selles mõttes, et ta läheb küll Euroopa liigast, Nice läheb konverentsi mängima. Aga mis oli siis väljalangemise osas, siin oli Saint-Étienne oli see võistkond, kes siis Metsos tema kaotab 5-0 ja Bordeaux küll võitis, aga nad olid juba nii kaugel nii välja langenud. Aga Saint-Étienne läheb siis play-offi mängima ja võib siis ikkagi tabelisse püsima jääda. Metsal oli muidugi Metsal ja Metsil oli muidugi oli päris raske mäng ka PSG-ga ja sealt saadigi 5-0 kotti ja asjad kokku ja koju ära. Nii et on aeg vist võtta ette Hispaania liiga, kuna Prantsusmaal midagi muud põnevat ei toimunud. Ja Hispaania liigas, mis siin salata, Real Madrid pani pika puuga selle hooaja kinni, päris pikalt käis põnev heitlus 2., 3. ja 4. koha peale ja lõpuks siis kohad jaotusid Barcelona, Atletico ja Sevilla ja Euroopasse lähevad ka veel Betis Sociedad ja Villarreal ja asjad pakivad kindlasti Deportivo Alaves, Levante ja play-offi saab mängida Granada. Tegelikult olgem ausad, suhteliselt ootuspärane hooaeg Hispaanias. Võib-olla Sevilla on ainukene sats, kes nagu tugevalt kahetseb oma hooaega, sest väga pikalt oli stabiilselt teisel kohal, hoidsid kindlalt teist kohta, aga siis kuidagi Barcelona sai Xaviga ennast käima ja Atletico lihtsalt võttis jalad kõhult välja ja mängis oma mängud ära. Olgem ausad, on seal vahet, lõpetad sa 2. või 4. Seal on vahe selles, et mis nagu potis sa oled seal meistrite liiga kausis, on ju, et kas sa oled nagu tugevamas või nõrgemas potis, et mis asetuse sa saad, et kui sa oled Hispaania liigas 4, siis sul on suur tõenäosus, et saad endale vastu Saksamaa 1. ja näiteks Inglismaa 2, on ju, et see nagu vahe seal sees on, aga in general laias plaanis seal nagu raha on ka natukene mängus rohkem, kui sa nagu kõrgemaid kohti saad, aga Euroopasse saad ja kui sa tahad Euroopas võita, siis sa pead võitma kõiki, nii et aga vaatame, Villarreal, eks ole, läheb konverentsi. Millised satsid lähevad konverentsi liigat mängima? Meistrite liiga poolfinaali sats läheb järgmiste konverentsi mängima. Aga vähemalt päästsid sellegi koha. Kuigi nad vist ei olnud võimalik sealt kukkuda enam. Alati on võimalik. Ei, on küll võimalik. Athletic Club oleks kaotanud ja Villarreal olekski pidanud nagu justkui Barcelona, vaata mäletad, me rääkisime eelmises saates, et Barcelona äkki ei lähe mängima nagu mingit täie auruga. Nad ei läinudki ja kusjuures mina Barcelona poolehoidjana tean siseinfot, eks ole. Barcelona treener Xavi pani siis mängima mehed, kes hakkavad nüüd suvel klubist lahkuma, et nad saaksid fännidega ilusti hüvasti jätta. Mäng saadi 2-0 pähe. Barcelona polnud ilus hüvasti jätta. Siis nagu sai vähemalt lehvitada vaata koondise dressiga või nagu. Xavi saab öelda, näete nüüd, nad ei oska. Sellepärast peamegi maha müüma selle risu, on ju. Et selline oli Hispaania liiga, tegelikult oli nagu põnev sinnamaani, kuni Real eest ära läks, et Barca poole tuleb ikkagi nagu ka teha nagu pisike siuke heaks kiitev noogutus, sest et kõige mustemal hetkel oldi liigas 12. kohal ja lõpetada teisel kohal, on ju, et
et see on nagu kena. Ei, aga nagu näed, ükskõik milline segadus seal jõulude ajal ka ei oleks seal tabelis, siis hooaja lõpus on täpselt sama rivi ikka samas järjestuses. Midagi ei muutu. No. Tugevuse järjestus on ikkagi paigas, aga Itaalia, seal ju meil kestis ju põnevust peaaegu isegi, et viimase vooruni, ütleme siis eelviimase vooruni, või teoreetiline võimalus oli ka ju Interil tiitel võita. Tiitli võitis AC Milan. Ja eile nägin Instagramis siis pilti, kuidas Zlatan oli karikaga ja ütles, et ma lubasin ja ma tegin. Ehk siis, kui Zlatan läks Milani nüüd uuesti, siis ütles, et ma toon tiitli koju tagasi ja ta tõigi. Ja viimane kord, kui Milan võitis tiitli, oli nende esiründaja, kes? Zlatan Ibrahimovic. Ja, vaata, jah, tõesti talisman. Mees on teinud tervele maailmale tiiru peale, tuli tagasi ja tõi tiitli koju. Ta isegi lõi värava, see küll arvesse ei läinud, aga Aga ta lõi neid see hooaeg ikkagi päris palju ja olgem ausad, kui me vaatame ikkagi Zlatanile passi ja seda, kuidas ta mängib, siis me ei saa alahinnata, me räägime kogu aeg Ronaldost ja Messist, aga tegelikult Zlatan on ikkagi ka selle generatsiooni suurkuju kohe kindlasti. No väike oht siin õhus oli viimase voorumängud, siis Inter mängis meil kellega? Kohe ütlen sulle. Inter mängis meil Sampdoriaga. Sampdoriaga ja Milan mängis Sassuologa. Sassuolo tegelikult oli niisugune väike õrnõhk, selline lootus, et äkki nad tulevad siin kaarte segama. Kas või viigiga, eks ole, siis oleks ju Inter võitnud. Ja kes on kõvasti tööd rapsinud Interis viimasel ajal, Lautaro Martínez on tõusnud juba 3. skoorijate edetabelis. Ja tal on juba järjekord kosilastest väga pikk ukse taga ka, kes seda kõik tahavad ära osta, nii et vaatame siin, laseme asjal natukene settida ja kindlasti me hakkame ükselt rääkima ka ülemineku jutte, sest et mõned sahinad juba käivad, aga eks me näe. Aga kes on üllatajad, on Lazio? Lazio tegi hästi ja Fiorentina ikkagi suutis lõpuks välja võidelda endale konverentsiliiga koha ja järgmine aasta saab ennast Euroopas tuulutamas käia. Ja Rooma, kes oli siis see aasta konverentsiliigas, sai nüüd siis edutatud läbi Serie A Euroopa liigasse. Ja kuidas pääses Fiorentina, eks ole, konverentsiliigasse 7. kohale, sest tegelikult Atalanta oleks olnud loogilisem meeskond. Võiduga Juventus üle. Ja Juventus on ilmselt ka selle hooaja Itaalia liiga kõige suurem läbikukkuja. Nojah, siuke up and down ja rohkem down kui up. Jep. Ja Cagliari endine Ragnari koduklubi läheb siis mängima play-off'e, Veneetsia läheb kohe ära ja Genoa läheb ka siis aasta allapoole ja tulevad uued värsked satsid peale, kellel on tuhki mängida. Cagliari oleks võinud oma elu natuke kergemaks teha, aga ega siin ütleme, mängisid Veneetsiaga viimase mängu viiki veel ja ega Aga lähme maasika juurde. Ja. Inglise liiga. See oli siis tõepoolest liiga, kus põnevus kestis reaalselt viimase mängu viimase minutini ja tiitli võitis Manchester City Liverpooli ees 1 punktiga. Ja nädalavahetusel, kui mängiti siis kõiki mänge üheaegselt koos, tegid ikkagi City ja Liverpooli mängijad oma fännidel tuju ikkagi nagu väga ärevaks, tahtsid ka poodi minna antidepressante ostma, sest et esimesel poolajal mõlemad kaotasid ja tundus juba, et City oli juba 2-0 taga, et siit tuleb ikka korralik saun, aga lõpuks suutsid ikkagi nagu tiitli koju jätta, et oli juba tunda seda nii-öelda värinat, mis oli meistrite liigas Reali vastu, et nüüd kopistavad kindlalt ära, eks ole. Siin olid küüned olid juba lauas, jalad olid higised ja tõesti tablett oli keele all, et tegelikult staadionil olevad inimesed ju, nad saavad seda infot, eks ole, kogu aeg ja siis piisab sellest, kui üks hakkab karjuma, see läheb kulutulena terve lainena, eks ole. Et Liverpooli mehed said seda korduvalt teha, eks ole, sest 2 väravat lõid, esimesed väravad lõid ju Cityle, kes Coutinho lõi teise värava, seda ma tean. Coutinho lõi 1. Ja Cash lõi esimese värava. Ja see kuidagi hästi irooniline või selline nagu lausa nagu naeruväärne olukord, kus tuleb Steven Gerrard oma Aston Villaga ja Coutinho ka veel endine Liverpooli mees lööb neile veel värava. Teise värava nii-öelda Kirstu naelaks, aga ei osutunud see Kirstu naelaks. Tulid trammi alt välja. Tuli Gündogan ja tuli Rodri ja tegid mängu ära. 5 minutiga lõid oma 3 väravat ära. Ja põhimõtteliselt 76. 81. tegid pah ja tiitel nende ja palju õnne tiitli puhul ja kes meil siis Inglismaalt välja lähevad. Vana ja Norwich läheb siis alla ja Fulham tuleb jälle asemele
ja teisena kukkus välja siis Watford ja kolmandana lahkus Burnley. Burnley jah, siis Burnley'l oli võimalus veel pidama jääda, aga Leeds viimases mängus tegi tuule alla, sai oma võidu kätte ja nii ta läks. Everton muuseas päästis ju enda koha Arsenaliga mängus 2-0 vist võitsid või no see oli ka ikka mängude mäng, nagu, kus polegi näinud Evertoni sel hooajal nii võimast. Aga no minu arust naljaks on nagu see, et kõik laulavad nüüd Lampardile Oosi Annat, et tohutult andekas treener, aga tegelikult ta võttis ju samamoodi Evertoni üle, kui Everton oli 16. kohal, nad lõpetasid 16. kohal, et nii et mingit nagu tohutut nagu vägitegu ta nüüd ei teinud, et kui Xavi tõi 12. kohalt teiseks, siis Lampard lihtsalt suutis hoida välja kukkumast, nii et jah, no ma kahtlustan, et see Richarlison sealt ära ka läheb mingi hetk, sest nagu see klubi jääb talle ikka kitsaks natuke. Jah, aga ringkäik jalgpallimaailmale tehtud, kurb on natukene ka olla, sest et suured liigad on läbi saanud. Aga koondiste mängud on tulemas. Ja Eesti liiga hoiab meid veel elus, nii et jalgpall ei ole meil maailmast õnneks kadunud. Kui nädalavahetusel mehed sõidavad rallit, siis meie kutsume alati külla endale stuudiosse Margus Kiivri, et analüüsida ralli sündmusi. Tere, Margus! Tervitus! Kust otsast me pihta hakkame? No kust te pihta tahate hakata? No minul on ikkagi vana hea rehvid on südamel. Et minul kui nagu tõsisel rallifännil on kurb meel nagu vaadata rallit ja mõelda, et mina oma Passatiga ja suvaliste suverehvidega saaksin ka punktid kätte. Et kas see on siis see ralli, mida meie ja FIA tahavad? Ja Eesti rallisõbrad, ma arvan, elaksid sulle kõvasti kaasa, kui oma Passatiga neid kiiruskatset seal lendaksid. Lauri Pedaja! Ikka Passatiga rahulikult. Väga hea, laminaat on taga. Aga tegelikult jah, seda rehvi teemat tõmmati taaskord teile üles, et Pirelli rehvid läksid seal katki, aga seekord ma lihtsalt nagu Pirelli õigustuseks ütlen, et ka olud, me räägime reedesest päevast, sest tegelikult laupäev oli chill, pühapäev oli chill, aga reedel rehvid purunesid. Teed olid rasked, kive oli palju, rehvid võiksid paremini vastu pidada. Ma olen sellega nõus, aga eks tõenäoliselt seal arendustöös on ka see, et seda Pirelli vana seal otseülekandes ka pidevalt näidati, eks te nagu rääkisid taalaste kombel, kätega rohkem kui sõnadega ja tegelikult eks nad ka balansseerivad seal selle peale, et see rehv peab olema nagu sa võid ju ehitada sellise kuulikindla rehvi, aga siis see kuulikindel rehv neetud kaalub palju ja siis on jälle jama, eks ole. Et rehv koos väljaga on 25 kilo suurusjärgus, et see on väga raskemaks seda teha ei saa, siis on jälle jama. Kas see nagu poleks nagu huvitavam vaadata nagu võib-olla törts aeglasemat autot, mis jõuab nagu lõpuni, kui autot, mis ei jõua lõpuni? No jah. Et kui meil on nagu laupäevaseks on seisuks on nagu see, et esimesed 2 tükki on seal ütleme 10 sekundi sees, järgmised vennad tulevad ju 1,5, 2, 3, 4, 5 minutit. Et ei ole ju huvitav. No ma küsin teistpidi, mitu rehvi lõhkus Kalle Ravampera? Ühtegi. Just. Ja võitis ralli. No jah. Just. Aga ma tahaks ka vestluses just selle rehvi teemal korra uurida seda külge, et tegelikult kõik rehvid ju ei purunenud ka, et probleem on seal rehvil see, et ta tuleb nagu velja pealt maha või et tegelikult me nägime, et Otil nüüd seal 4. katsel või see 3. ja 4. katsel ei purunenud rehv, vaid ta oli selline poolpehme on ju. Aga minu küsimus on siin, miks ta ei sõitnud kiiremini lõpuni seda, sest tal oli ju veel varurehv erinevalt Ožeerist, kellel ei olnud ka refleks ja Need on need, nagu need slow puncture'id nimetatakse, eks ole, see tekib nagu erineval moel, et sellistel puhkudel on nagu see, et võib-olla mingi koha peal, mis oleme ka varem sellest rääkinud, et kui see rehv seal natukene nagu paindub, siis juhtub see, et kuskile pääseb mingisugune kivi pääseb sinna rehvi ja välja vahele ja siis hakkab rehv nii-öelda hingama. See on võib-olla üks võimalik teooria, aga ma ei tea. Aga miks ei vajuta siis sellega? Sellega Lõhud auto ära või? No jaa, kui sa nagu näiteks nägid Gus Greensmiti autot, kus ta siis nagu üritas selle väljaga, sest ega see rehv iseenesest, kui see kruusarehv hakkab seal peksma, siis ta võib peksta ja ta võib peksta sul muuhulgas, ka seal jooksevad mingid hüdraulika, voolikud ja kõik sellist asjad. Kui ta need puruks peksab, siis on asi juba kehvasti. Siis sul on näiteks, ma ei tea, kas pidurid on kadunud või mingi muu jama tekib. Et seal on selline balansseerimise küsimus ja ega selles mõttes võib-olla ei tundnud Tänak ennast selles autos niigi kindlalt ja kui siis ka veel üks nurk korralikult ei pea, auto on alajuhitav, siis veel hullem.
vanasti, oota ma korraks küsin, vanasti olid rehvid, mis ise täitusid, kas neid ei oleks mõtet tagasi tuua? Nad olid sellise rehvi vahuga oli, et põhimõtteliselt kui pauk käis ära, siis lõi ta sinna sisse sellise vahukihi, et jah, sellised asjad omal ajal olid, neid enam tagasi toodud ei ole. Ma arvan, et selle asja nimi on jälle cost effective, ehk siis asi võiks olla natukene soodsam. Ja Gus Greensmith vist sõitis üldse väljapuruks ka veel, et aga kui nüüd piloot tuleb nagu finišisse või ütleme katse lõppu ja ütleb, et tegelikult ma ei teadnud, ma arvasin, et see oli pehme, et ta arvas, et ta siis nagu meelega sõitis nagu sinna T-serva, et kas see jutt on nagu ei, ma arvan, selle lihtsalt oli see, et kuna pidurdamine läks pikaks, kui me Gus Greensmithist räägime, kui ta sabaga sinna lasi, et seal oligi see, et ta arvas, et see on pehme, et okei, et läks pikaks, toetan vastu palli, lähen edasi. Selline Rootsi talveralli teema, et meenutab siin 2000-ndate alguses, kus Marko Märtin ka, kõik teised toetasid seda palli Rootsis. Ja siis tuli Märtin ja teised olid toetanud nii-öelda lumekihi pealt ära ja seal lume all oli kivi. Et see on selline asi, mida legendis sul kirjas ei ole, et okei, et nüüd see sabaga valli. Et see nüüd päris selline Colin McRae videomäng ei ole. Nii et... Kui see oleks Rootsi ralli olnud, siis oleks nagu aru saanud sellest jutust, aga seal... ma arvan, et see lihtsalt oli pigem hädaabi, et okei, et vaatame, läheb pikaks, nii laseme auto risti, et võib-olla siis lööb nagu sabaga vallist uuesti tee peale tagasi. Aga õnnetuseks oli kivi. No seda sama ei saa nüüd nagu löövi kohta öelda, sest seal oli näha, et betoonseinaga oli tegemist. Et kuidas 9-kordne maailmameister teeb nagu sellise algaja vea? Kuidas see võimalik on? Jah, natuke nagu siuke rookie mistake oli küll. Aga ongi vana ja põdur juba ei saa enam nii kiiresti jaole võtta. Rillid pani ette. Ei, ma vaatasin seda ka ja mõtlesin, et eks ta nagu selline hästi vaatasid väljast ja tegelikult aina rohkem ja rohkem saad aru sellest, et see ref ei töötanud veel alguses. See oli asfaldi pealt, eks ole, ja võib-olla lihtsalt oli keskendumine kadunud, ma ei oska öelda. Ega ta ise ka tõenäoliselt selle üle uhke ei olnud, et ta oma ratta sealt alt ära sõitis. See oligi täitsa risti. Aga mida peaks FIA nüüd ette võtma? Kas peaks nagu hakkama kuhugi poole liigutama või vaatavadki, et Kalle ei lõhu ühte greffi, võtab 25+5 punkti ja kõik on ju päeva lõpuks hästi, on ju? No ma arvan, et kui me nüüd nagu pärast Sardiiniat seda räägime, siis me võime nagu uuesti selle teema üles tõsta, sellepärast, et Sardiinia on ka selline päris korralik ja keeruline ralli. Reede kohta öeldi, et see on nagu Türgi, eks ole. Et Türgi on ka selline hästi kivine ralli. Aga Sardiinia ei ole ka kindlasti lihtne rehvidele samamoodi. Et vaatame, mis saama hakkab. Ma ei ütle, et täna siin midagi nüüd nagu tegema peab. Siin mõningaid selliseid teravaid torkeid kuulates, jah, see on arusaadav, ega sõitjad peavadki mingitel hetkedel on normaalne, et sa oled frustreeritud, kui rehv läheb katki ja ma päris puhta kullana seda ei võta, kui nad ütlevad, et ma tõesti ei tea, kus see rehv läks katki. See on nagu natuke teema, et ma üldse ei kujuta ette, mängisime siin palli, kuidas selle naabrinaise aken katki läks, ma tõesti ei saa aru. Et see on nagu läheb sinna valda. Aga mis mind nagu natukene, kui ma sellest rallist räägin, võib-olla häiris oli see, et mulle ei meeldi need päevad, kui ei ole servist. Et see tegelikkuses, nüüd ütlevad, et autod peavad kaua vastu pidama ja kõik muud sellised asjad. See reedene päev oli natukene nagu liiga palju. Sellepärast, et see on nagu back to back, ehk siis katsed olid koos, mis tähendab seda, et üks katse lõppes, kohe mindi pildiga teisele katsele. Sa tapad sellega tegelikult ka fänni ära, selline hardcore fänn. Isegi mina ei viitsinud vaadata kõiki neid. Jaksa ju, tahaks nagu vahepeal puhata ka korraks. Vahepeal tahaks nagu mingeid muid asju ka teha. Ei lennuki ei püsinud õhus ju, ülekanded ei saanud isegi lõpuni minna. Ja see on omaette selline logistiline õudusune, nagu mis seal viimasel päeval toimus, eks ole. Aga just, et miks sa teed nagu, ma saan nagu mõttest aru, kui sul on head katsed sellest Portost, mis oli siis rallikeskus, nii kaugel, siis sa peadki nagu selles mõttes mängima sellega, et sa ei saa edasi-tagasi seal sõita, heegeldada, et sul nagu pärast on ülesõidukilomeetrid on seal, ma ei tea, päeva lõpuks 1000. Et see ei ole ka normaalne, et sa suurem osa ajast veedad autos ülesõidul. Aga siis tuleb mingisugune lahendus välja mõelda sellepärast, et see nagu, see tapab ka selle poole pealt, ma kujutan ette, ka mingil hetkel tiimid hakkavad hirisema, et päev otsa mehaanikud keerutavad pöidleid, servises pole mitte midagi teha, ka nemad ju tegelikult turundavad. See on nagu see, et tulge meie boksi juurde, me jagame teile mingit nänni, tänase päeval on ju servicepargid avatud, ei pea enam maskiga sealt öllerdama. Ja nüüd ongi nagu see, et tule sinna sisse, näed, me anname sulle asju, me teeme sulle promo, vaata, meil on Hyundai, meil on Toyota, meil on Ford. Seda kõike teha ei saa, sellepärast inimesi ei ole servicepargis.
võib-olla mõned eestlased seal läksid, ostsid õlut ja ajasid juttu, aga see ei ole see, et noh, service pargis peab ka melu käima. Aga Hyundai, Ott ütles, et teab, mis autol viga on, aga ei oska korda teha. Kõlab nagu siuke poisid proovivad punnvõri parandada. Ega ta nagu liiga selline positiivne ei olnud, et noh, taaskord ega lõpuni ei tea, mis seal meeskonnas toimub, eks ole. Et see on... No lõpuks said juhi endale. ja Julian Moncet, kes on siis nagu tegelikult on endiselt nagu KT ehk siis kohusetäitja. Nad ei ole veel nagu seda päris õiget juhti välja valinud ja ega keegi sinna väga nagu võib-olla minna ka ei taha. Et see on nagu selline nagu keset koroonakriisi minna Terviseametit juhtima. Et see on suhteliselt sama seis. Et natuke muret see tekitab. Samal ajal, kui me vaatame näiteks Thierry Neuvilli, kes ütleb, et noh, mulle tegelikult sellel hooajal jätnud väga positiivse mulje, et see on nagu me siin ka oma kommentaarides ütlesime, et see on nagu müügimees, et kui see nagu uksest välja viskad, siis tuleb aknast uuesti tagasi. Ja ta nagu ei jäta nagu järgi, ta nagu on nagu selline hammastega hoiab kinni, ma pean selle koha võrra kõrgemale saama. Ta on nagu see, et ma kogu aeg ma panen nagu piiri peal ja kui keegi eest ära kukub, siis ma olen kohe esimene vend, kes hammustab. Et ta on nagu selles mõttes tõsine võitleja ja talle kuidagi nagu see sobib. Ja ma arvan, et see vahe tulebki sellest, et kui Ott Tänak, kes tegelikult tahab sellist nagu fine tuning masinat, mis võrdle nagu kindaga, et sa tõmbad kinda kätte, tunned nahkinnast täpselt käes. Aga põhimõtteliselt siis Neuvill saab hakkama ka kindaga, mis võib-olla on 2 numbrit suurem. No seal ralli lõpus oli ta nagu patroon, kes nagu tänas seal kõiki korraldajaid ja räägis nagu oleks peasponsor või selline. No tõesti, nagu sa ütled, müügimees on ju. Ja, et ta on, tegelikult seda kommentaari oli hea kuulata. Ja mis mulle veel nagu emotsioonide poole pealt meelde jäi, oli muidugi super see, kuidas siis kasutati ära seda 50. WRC hooaja avapidustusi, mis algselt pidid toimuma Montes, aga kuna COVID-i tõttu ei olnud võimalik suuri masse kokku ajada, siis tehti seda Portugalis. Ja väga head tehti, selline väga ikooniline ralli. Ja see mass, kes seal kohal, ütleme nii, et ruutmeetri kohta ikka maailmameistrid oli seal väga palju. Ja see, et panna Markus Grönholm kõigepealt Rebecca Williamsi ehk siis Beksi kõrvale kommenteerima, oli priceless. See oli äge. Ai, käis sealt läbi, klassikaline Grönholm. Ja loomulikult see, et sa paned nagu katse lõppu, selle linnakatse lõppu, paned Grönholmi küsimusi küsima. See oli nagu täiesti hindamatu, kui sa vaatasid nende sõitjate nägusid, Greg Priin, ma ei tea, kas te kuulisite. Priin hakkas müüma kohe ise autot. Priin ütles, et kuule, et kui sa seda viimast fookust tahad, millega sa viimase ralli endal võitsid, et siis mul on pakkuda, mul isal on pakkuda, me teeme sulle hea hinna. Et see oli, ja muidugi see vestlus Kallega on nagu kõik teavad teda. Ja see oli nagu hoopis teistmoodi, et tavaliselt, kui katse lõpus, päeva lõpuks see oli ka pikk päev, on nad sellised, okei, teeme siis ära selle intervjuu. Aga vaata, siuke vend oli, keegi ei teadnud ka, see oli üllatus. Et selliseid asju tahaks tegelikult rohkem saada. Ja see oli äge ja nagu kogu see spektaakel, mis ehitati nende maailmameistrite ümber, see kõik oli nagu väga-väga äge. Aga mis mina panin tähele Oti puhul oli see, et kui Ott muidu oli siuke natukene nagu pirisev Tegelinski, kes oli ilgelt närvis kogu aeg, et auto ei tööta ja kõik on nagu pahasti halvasti, siis Portugalist nagu me nägime siukest ikkagi nagu tõsist võitlejat, kes nagu läks ka nii-öelda nagu Neuvilli moodi siis hambad ristis, et kui kellelgi midagi juhtub, olen mina kohe järgmine, kes võtab. Ja pühapäeval oli, et pühapäeval ei olnud see, et ma nüüd nagu tiksun sinna Power Stage'ini ära, säästan repi, et ta tegelikult ikkagi hommikust peale ründas, hoidis survet peal, see, et ta Lube ära võttis, see oli ilmselge. Lube ütles, et ta ei muretse ju üldse. Lubeel oli ka autoga mingi jama. Tal oli rooliprobleemiga, lõpuks oli piduritega, ehk siis väidetavad sama asi, mis Priinil. Ja lisaks sellele ta oli siis ka saanud ka vanad pehmed rehvid, ehk et tal lihtsalt olid pehmed rehvid otsa saanud. Ja ta ütles, et ma just cruising, et ma arvan, et tal olid sellised nagu samasugused rehvid olid lõpuks all nagu Max Verstappenil paar tundi hiljem Barcelona GP stardis. Siledad. Et see oli nagu ja mis muidugi natukene nagu negatiivselt üllatas oli Greg Priin, et sa oled Fordi või M-spordi esinumber ikkagi tegelikult, sa oled öelnud selgelt välja eelmisel hooajal, et ai kurat, kus ma paneks, andke mulle ainult terve hooaeg, aga mis me nagu näinud oleme, ei ole kahjuks nagu tulemust näinud ja kui sa ütled veel katse finišis, ütled sellist asja, öeldakse, et Tänak siin avaldab survet, et kuidas sa nagu seda võtad, las ta siis teeb seda. Aga ta võib sust ju varsti mööda minna, lasta siis minna, umbes midagi sellist. Et sa ei saa nagu sellist asja öelda, ma kujutan, et Malcolm Wilsonil kuks pastakas käest ära, et mida sa mees räägid. Ei, ta ütles seda ka, et kurat, ma ju eile rääkisin sellest, miks ei ole probleemile lahendust leitud. Mäletame, milline Greg Priin oli enne, kui ta oli põhisõitja, on ju. Et kui ta käis
hooajal seal 3 korda, 3 rallil külalissõitjana on ju. Kõik on nii tore, nii fantastiline auto on, vahet pole, mis autos ta istus, eks ole, ja nüüd on nagu muutunud meest. M-spordi juht Rich Millener muidugi torkas teravalt vastu, ütles, et ma ei kujuta ette, et millest nagu Craig räägib. Ta enne ei olnud midagi. Jah, ta enne midagi ei olnud. Ma ei tea, kellele ta ütles, et autol on piduritega mingisugune häda. Ja siis ta hiljem parandus, ütles, et me arvasime, et sellest ei tule homme probleeme. Jokkis ära. Ja. Aga Formeau ju tegelikult samamoodi ju raiskab seda head Fordi ikka. Ei, Formeau kohta ma ütlen, Formeau tegi nüüd väga mõistliku ralli. Ta on täpselt selles mõttes, tema puhul tuleb leida seda, et kõik teavad, et tal on toores kiirus hea. Ta on kiire vend, kõik asjad, aga ta ei suuda seda nii-öelda nagu stabiilselt realiseerida. Mis tähendab seda, sa pead sõitma natuke aeglasemini. Ehk see kokkupuutepunkt peab kuskil tekkima, kus siis kohtuvad kiirus ja stabiilsus. Tema jaoks ilmselt see, mis ta sõitis sellel nädalavahetusel, oli see. Ta suudab sõita kiiremini, aga siis ta ei tule finišis. Nii, aga mina pean ütlema, et minu jaoks oli kõige sümpaatsem sel nädalavahetusel Katsuta, kes eriti head kiirust näitas alla mäge, kus just neid sekundid võidetakse reedesel päeval siis. Jah, ta ei ole küll nagu võib-olla praegu veel täiesti maailmameistri nagu tasemel, aga väga sümpaatne selle eest ja lõpus ikka tõmbas mehel pisara silma, et see poodiumi koht oli nii lähedal. Nii. Ja teine asi, mida ma tahtsin öelda enne, oli see, et vaatamata kõigele, et kui ma nüüd nagu reedel hakkasin vaatama, reede õhtuks juba mingid depressiooniravimeid läksin apteeki ostma, laupäev möödus juba sellises letargias, siis pühapäeva pärastlõunaks on ikkagi, vaatad seda üldtabelit, üldseisu, mõtled, tegelikult ei ole asi nii halb. Oti mõttes nagu 4. kohal, eks ole. Okei, seal Kallet nagu enam Kalle on täiesti teisest ooperist see hooaeg. Et teda nagu ei olegi võib-olla võimalik püüda, kui tal midagi ei juhtu. Aga põhimõtteliselt... Katse võitis ja värki ja... Kõik järgmised 2 katset, et kõik järgmised kohad on ju täiesti võimalik võtta. Et selles mõttes Ott ei ole kaugeltki mängust väljas, Katsuta on tal ees 1 punktiga vist ja Neville on natuke kaugemal seal 20 punkti ees. Aga ka Neville, ütleme, ma ei tea, sõidab laupäeval seina ja ongi kõik. Ja ongi järgi. Jah. Ma ei taha selles mõttes su sellist nagu mõnusat emotsiooni siit praegu alla tõmmata, aga selles maailmas loeb ainult üks, kes on maailmameistri. See, kes on 2., 3., 4. Seda ütle mulle aasta... Ma mõistan, aga siis me võiks kokku pakkida. Oskad sa öelda eelmise aasta 3. koha venna? Neville, jah. Igavene 3. Aga point on selles, et ega ka ei ole ka praegu veel Roomperale medal kaela pandud. 106 punkti, järgmisel vennal 60. Tead, siin ma olen Margusega nõus, et loomulikult Kallel on läinud praegu ainult ülesmäge. Ja loogika ütleb, et seal kuskil midagi peab juhtuma. Kui juhtu, väga tore, et oleme rõõmsad selle üle, et saame noorima maailmameistri. Et see on nagu äge. Ja selle Katsuta ja Sordo duelli kohta ja üldse kogu pühapäeva kohta on see, et me teist rallit järjest saame me sellise pühapäeva, mis on pühapäeva väärt. Ei ole sellist nii-öelda nagu läbi loksumist, on võitlus esikohale, on võitlus kohtadele 3 ja 4. See, mis seal finišis toimus Sordo ja Katsuta vahel, mul praegu tuleb kananahk juurde, see oli nii ilus, nii siiras ja nii sümpaatne. Sordo on üldse üks sümpaatne sõitja ka. Ja võt sellise tooniga me siis sedapuhku rallijuttu täna lõpetame, jääme ootama Sardiinia rallit. 2 nädala pärast. Ja siis istume taas kord siin diivanil ja arutame, kuidas see ralli läks. Oleme jõudnud oma saate viimase plokini, milleks on siis selle nädala paremad spordisündmused ja nendega kaasas käivad koefitsiendid. Tavaliselt käib meil rääkimas nendest asjadest Olipeti koefitsiendi ekspert Tanel Tursk, aga täna Tursk otsustas puhata, nii et mina teen tema töö ise ära. Margus, mida põnevat meile sel nädal pakutakse? Ja see nädal on siis nagu selline, võib nimetada jätkunädalaks, ehk et kõik suuremad turniirid on veel käimas. Hoki MM loomulikult saab oma kulminatsiooni sel nädalal. NBA poolfinaalid on käimas. NHL-i teise ringi mängud. Giro d'Italia, keda huvitab jalgrattasport. Meistrite liiga finaal loomulikult. Ja konverentsiliiga finaal samuti kesknädalal, aga ei maksa muidugi ära unustada, et Monaco Grand Prix ka sõidetakse. Ja Prantsuse lahtised tennises käivad ka, ja. Aga võtame ette siis esimesena konverentsiliiga ja konverentsiliiga finaalis meil kohtuvad siis AC Roma ja Feyenoord.
ja normaalaja võidu peale on koefitsiendid järgimised Roomale 2,36, Viik 3,31 ja Feyenoordi võit 3,14 ehk siis koefitsiendi eksperdid arvavad, et Rooma peaks selle finaali võitma ja karikavõidu koefitsient on Roomale 1,66 ja Feyenoordile 2,14. No mina siiski endiselt kaldun arvama, et Feyenoord selle võidab. Mina arvan täiesti kindlalt, et selle võidab Rooma ja laupäeval on rääkides jalgpallist. Ja rääkides jalgpallist, laupäeval on ootamas meid ju meeletu maasikas, milleks on meistrite liiga finaal, kus kohtuvad Liverpool ja Real Madrid omavahel. Normaalaja võit Liverpoolile 2,07, Viik 3,68 ja Reali võit 3,52 ja karikavõidu koef on siis Livele 1,58 ja Realile 2,37. No mina ütlen ära, siin on pandud korralikult puusse, sest et Real ikkagi võidab. Ja mis on veel põnev koef, väravalööjad, siin eriti üllatus ei ole, Salah ja Benzema ja mõlema väravalöömise koefitsient on 2,27. Nii ja ma ütlen, et ka siin ka väravalööjatega on pandud puusse, sest Salah ei ole hetkel väga heas vormis. Benzema, kus juures on ka natukene langevas trendis praegu läheb, nii et tegelikult võivad neid väravaid lööma hakata hoopis teised mehed. Ja tõesti, ma olen nõus, et see koefitsient on päris suur Realil. Nii et siit on võita võimalik, aga printsiibis ma olen nõus, et Liverpool see aasta revanši võtab ja selle tiitli. Sa rääkisid eelmine kord ajaloost ja Real võtab oma ajalooga ära, aga Monaco GP väga-väga põnev, alati intriigi pakkuv ja koefitsient jällegi üllatab minu jaoks Leclercil 2 ja Max Verstappenil 2,25, kuigi Verstappen just viimase etapi võitis. Ja siis ongi 17. koefitsiendiga tulevad järjest Sainz Perez, Russell Hamilton ja siis juba läheb ulmeks Valtteri Bottas 101 ja sealt edasi läheb veel ulmemaks ja Latifil ikka 3001, nii et sellised... No selles mõttes loogilised ikkagi. Absoluutselt loogilised ja nii palju siis selle nädala tulevatest spordisündmustest ja koefitsientidest ja meie saade hakkabki vaikselt jõudma otsakorrale, nii et mina südamest tänan sind, et sa meid vaatasid ja kohtume sinuga juba järgmine nädal uute juttudega. Ja mina soovin ka omalt poolt kõigile meeldivaid spordielamusi, elage kaasa, tehke ise ka sporti ja kohtume juba nädala pärast. Tšau! Kõik on võimalik. Olivett!